Te ju teate, et meie kehad koosnevad rakkudest ja iga rakk on otsekui patarei, mis oma ülesannete täitmiseks vajab aeg-ajalt ka laadimist. Rakkude laadimine toimub time waiver frequency ehk sageduse seadmega. See näeb välja nii, et inimene tuleb meie keskusesse ja ta hoiab enda käes selliseid metallist pulkasid, mida meie kutsume elektroodideks. Selle kaudu toimubki rakkude laadimine. Traditsioonilises mõttes selle masinaga füüsilisi haigusi ravida ei saa. Esiteks on võimalik selle time waiver sageduse seadmega toetada juba olemasolevat ravi, et kiirendada inimese tervenemise protsessi. Aga teiseks on võimalik selle sageduse seadmega ka ennetada juba nii-öelda haiguskoldeid. Mujal maailmas kasutavad time waiver frequency seadmete kasutajad ka väga palju seda just sportlaste puhul, kes teevad intensiivset treeningut ja selleks, et oma intensiivsest treeningust kiiremini taastuda ja ka võib-olla oma sellisest treeningus saadud vigastusest taastumiseks vajavad kiiremat energiat ja kiiremat reaktsiooni. Time waiveri sageduse seadet on kasutanud eelkõige Saksamaa kolleegid juba aastaid ja viimasel ajal on nad keskendunud väga palju ka sportlastele ja sportlaste toetamisele. Alles novembrikuises koolituses tuli juttu sellest, et Saksa kolleegid on teinud väikese uurimuse, kus nad võtsid paarkümmend Euroopa suuremat ja olulisemat jalgpallimeeskonda ja uurisid, kui palju nendel on olnud aastate jooksul siis erinevaid vigastusi ja kui kiiresti on nendest vigastustest taastutud. Mõned Saksamaa jalgpallimeeskonnad seejärel said võimaluse kasutada time waiveri sageduse seadet ning selle uurimuse tulemusena võib öelda, et nende vigastustest taastumine oli kordades kiirem ja lõppkokkuvõttes, kuna see tegeleb ka ennetavalt selliste vigastuste ja ütleme siis ka treeningutest taastumisega, siis ka taastumine oli kiirem ning vigastused olid palju väiksemad ja neid ei olnud siis üldse. Seega võib öelda, et time waiveri sageduse seadet võib eelkõige soovitada ka inimestele, kes on väga sportlikud, väga aktiivsed ja kui nendel on väga pingeline treeninguperiood, siis kindlasti saab sageduse seadmega ennast toetada sellel perioodil. Sageduse teraapia puhul ei ole näidustusi ja piiranguid, mis probleem või mis mure või mis haigus on inimesel või kui vana ta on. Ainsana on vastu näidustatud sageduse teraapia inimestele, kellel on südamestimulaator või naistele, kes on rasedad. Kui soovid tulla sageduse teraapiat tegema, siis võta kindlasti meiega kohe ühendust ja eelkonsultatsiooni käigus saame juba täpsemalt kaardistada sinu teraapia käigu ja seda, mida me siis edasi teeme.